Olles klassi ees või loengus, satume me tihti olukorda, kus mingisugust situatsiooni on raske kirjeldada niimoodi, et kõik sellest ühtselt aru saaks. Samas ei ole alati ka vahendeid selle olukorra lavastamiseks ja on see lihtsalt liiga kulukas. Näiteks mõnest relvasüsteemist laskmine. Sellistes olukordades tuleb meil appi õppefilm. Õppefilm on abimaterjal, mille olemasolul saame ikka ja jälle ka kõige harvemini ette tulevaid olukordi uuesti näidata. Õppefilmi planeerimisel peame silmas pidama, et see oleks võimalikult lühikene ja sisutihe ning et seal räägitakse ainult asjakohastest asjadest. Selles videos teemegi kiire ülevaate, kuidas üks õppefilmi tegemine võiks välja näha. Nagu ikka, on vaja ideed, ehk siis sünopsis. Kaitseväelises mõistes võiks olla eesmärk, ehk lühike, sageli paarist lauses koosnev filmi idee kirjeldus. Järgmine etapp oleks treatment, lühikene kokkuvõtlik osa filmist. Kui need asjad on olemas, järgneb nende asjade läbivaatamine ja kooskõlastamine väljaõppevahendite keskuse ülemaga. Nüüd, kui otsustatakse idee käiku lasta, tuleb kirjutada filmistsenaarium. Seda juhul, kui stsenaarium pole enne valmis. Filmistsenaarium on üsna kindlate ülesehitusreeglite ja põhimõtetega filmi sisu jutustus. Rahvusvaheliselt on paika pandud isegi filmistsenaariumi kirjutamise formaat. See tähendab tähe suurus, kirja stiil ja nii edasi. Filmistsenaariumi kirjutamine on mitmeastmeline protsess. Esimese stsenaariumi versiooni arendusest sünnib tööversioon, mille põhjal siis tehakse spetsiaalsed stsenaariumid. Režiistsenaarium on stsenaariumi versioon, kus kogu tegevustik on kaadrite kaupa välja joonistatud, niinimetatud storyboard. Lisatud on kaadri pikkus, märkused, heli, kasutatava tehnika ja palju muu kohta. Selle eesmärk on aidata filmivõtte meeskonnal mõista, mis visuaalselt ja tehniliselt filmitavas kaadris toimub, ehk kuidas täpselt antud lõiku üles filmida. Kuna stseene filmitakse sageli üsna kaootilises järjekorras, siis aitab see keerulistel võtteperioodidel meeskonnal olukorda kontrolli all hoida. Operaator näiteks juhindub suuresti just režiistsenaariumist. Kui stsenaariumid on olemas ja heaks kiidetud, saab alustada materjalide ülesfilmimisega. Filmimine on protsess, mille käigus filmitakse üles kõik stsenaariumis ette nähtud kaadrid. Võttepäevad tuleb hoolikalt läbi mõelda, kui renditakse varustust ja ruume, et aega ja raha maksimaalselt ära kasutada. Tänasel päeval on meil kasutada 1 Sony HDV, 2 Sony DV-Cam ja 1 Canon DV formaadis videokaamerad, mis tagavad täielikult TV kvaliteedi. Mitme kaamera olemasolu võimaldab meie ühte tegevust filmida erinevate nurkade ja plaanidega. Heli salvestamiseks on meil intervjuumikrofon, suundmikrofon ja raadiomikrofon. Raadiomikrofon võimaldab meil salvestada ka helisid kaugema distantsi tagant, kuni 150 meetrit. Enamasti ei piisa õppefilmides ainult filmitud materjalist, vaid lisada tuleb fotosid ja graafikat. Graafilised lahendused ja animatsioonid võiks juba enne montaaži valmis olla. Kui omal jääb oskustest ja tehnilistest vahenditest puudu, siis väljaõppevahendite keskuse võimete piires üritame ka sellest teil abiks olla. Juhul, kui ka meie hätta jääme, tuleb vastav toode lihtsalt sisse osta. Samas üritame me ennast pidevalt täiendada, et mitmekülgsemalt abiks olla. Peale materjalide filmimist, audio ja graafika valmimist saame alustada montaažiga. Selleks on meil kasutada Avidi poolt valmistatud montaažiprogramm. Tegu on professionaalse programmiga, millest saab lisada graafikat, heli, efekte, tiitreid ja nii edasi. Juhul, kui puudub režiistsenaarium, peab niinimetatud keegi tark montaaži juures olema ja monteerijat juhendama. Seda selleks, et kõik saaks ikka nii, nagu mõeldud. Juhul, kui kasutatakse kellegi teise poolt valmistatud materjale, peab alati veenduma, et ei rikutaks autoriõiguse seadust.
Kui montaaž on tehtud ja toode on valmis, siis peame otsustama, millisel andmekandjal ja mis formaadis me seda toodet kasutama, levitama hakkame. Meiepoolne võimalus on valmistada DVD, CD, mini-DV, VHS ja saame abiks olla ka pakendi kujundamisel. Sellega olemegi oma ülevaatliku filmiga lõpusirgele jõudnud. Kui teil on tekkinud küsimusi või ideid, siis oleme alati rõõmuga valmis teid aitama. Selleks helistage meile või kirjutage.